tere kõigile! Jaanid tulid ja läksid, aga vormelipäevik veel ei kao kuhugi. Nimelt äsja toimus siis Austria Grand Prix ning nagu ikka, teeme siis ülevaate sellel etapil toimunud sündmustest. Mina olen endiselt Oskar ning täna saates siis mõned uudised, rajakõrvad nii-öelda. Lisaks siis Austria Grand Prix tagasivaade, nagu äsja mainisin, ning eelvaade tulevasele Suurbritannia Grand Prix'le ning kellele tasuks pilku pöörata. Alustame nagu ikka uudistest ning esimese uudisega me peame tagasi Monaco GP juurde minema. Nimelt tegemist on jälle selle penaltisaagaga. Tuletame siis meelde, Pierre Gasly esialgu sai 10 sekundit karistada, aga peale sõitu siis need karistused tal tühistati ning sellega tõusis ta tagasi poodiumile. Aga nüüd on 3 tiimi pärast seda otsust siis nagu nii-öelda ettevõtmisi teinud võib-olla nagu tulemuste vaidlustamiseks. Nendeks olid Mercedes, McLaren ja Red Bull. Mercedes siis tahtis, et seda George Russelli olukorda vaadatakse uuesti üle. Ja tema siis Mercedes siis kasutas seda sama õigust, mis Alpine kasutas selle penaltite tühistamiseks, et see võistluse žürii vaataks olukorra uuesti üle nii-öelda. Ja siis taheti see George Russelli penalteid vähendada. Nimelt tal oli siis algul 5 sekundit karistust, mille kandmine siis ebaõnnestus ning selle tulemusena sai ta boksist läbisõidukaristuse ning kukkus üldse punktist välja. Aga siis Mercedes siis pärast tühistas oma avalduse, et seda olukorda üle vaadata. Ja põhjus on siis selles, et Gasly puhul sai lihtsalt nagu need 10 sekundit maha võtta nii-öelda, eks ole. Aga Russell oli juba oma need karistused ära kandnud ning siis nii, kuidas ma asjast aru saan, on see, et see võistluse žürii nagu ei saa justkui nagu selles olukorras seisu muuta nii-öelda, et ta ei saa, nad ei saa nagu kantud karistusi tühistada nii-öelda ja siis see asi sinna jäigi nii-öelda Russelli puhul. Aga McLaren ja Red Bull on siis apelleerinud neid tulemusi või õigemini apelleerinud sellist olukorda, et kus siis nende põhiargument on siis see, et need, kes justkui karistust ei kanna, siis saavad eelise nii-öelda. Et näiteks ainus sõitja, kes siis boksiteel kihutamise eest karistust ei kandnud, oligi Pierre Gasly ning siis pärast selguski, et oli üks mõõtmisviga ja Gasly sai tagasi poodiumile. Aga samas need, kes nagu karistust kandsid nii-öelda, ehk nagu justkui tegutsesid õigesti või õigemini, siis neilt nagu neid karistusi ära võtta ei saa nii-öelda. Ja siis nemad ongi nagu selles ebasoodsamas positsioonis. Ja siis nad nagu väidavad ka, et see Red Bull ja McLaren, et kui see asi nagu jääbki nii, siis saabki teoreetiliselt lihtsalt teha nii, et sa ei kanna oma karistust ja siis pärast vaidlustad seda. Aga siis apelleerimine toimub siis nõnda nimetatud FIA rahvusvahelises apelleerimiskohtus nii-öelda. Praegu on see nii-öelda dokumentide või tõendite või argumentide esitamise protsess nii-öelda, et seega selles osas nagu mingeid olulisi sündmusi veel ei ole olnud, aga eks tulevikus saame näha. Siis on 2 uudist veel. Üks on see, et järgmise aasta mootorite regulatsioonid vorm 1 kinnitati. Need on need samad, millest ma eelmises saates rääkisin, et kui tahate rohkem detailidesse sukelduda, siis soovitaksin eelmist saadet kuulata, nagu seda algust vähemalt, ja siis siia tagasi tulla. Aga nii-öelda väga lihtsustatud öeldes siis või nii-öelda üldiselt on plaan see, et
sisepõlemismootor toodaks 58% võimsusest ja elektrimootor 42% võimsusest järgmisel aastal. Selline FIA poolsem uudis on ka see, et FIA presidendi ametiaja piir tühistati. Nimelt siis enne tohtis olla president selles organisatsioonis maksimaalselt 3 korda 4 aastat ehk 3 sellist 4-aastast ametiaega. Aga siis 90%-se poolthäältega kaotati siis see piir. Selle ettepaneku, kusjuures tegi esialgu praegune FIA president Mohammed bin Sulayem. Väidetavalt tahab ta kaotada ka selle vanusepiiri kandidaatidele. Praegu on siis see, et kandidaadid ei tohi olla vanemad kui 70 aastat. Ja ehk see justkui näitaks seda, et ta tahab oma võimu kindlustada selles organisatsioonis ja mis siis fännide seas ei leia jah seda heakskiitu nii-öelda, eriti arvestades seda, et ta on selline kohati vastuoluline tegelane olnud ka nende seas. Aga kusjuures see FIA presidentatuuril suurem osa ajast ei olegi olnud seda ametiaegade piiri, et see kehtestati alles aastaga 2009, see 3 korda 4 aastat piir. Ja siis oligi, tollel aastal valiti Jean Todt, kes kunagi selle Schumacheri aegadel oli Ferrari tiimipealik. Tema siis oligi selle maksimummaja 3 korda 4 aastat. Ja siis pärast seda aastal 2021 valiti Mohammed bin Sulayem, kes siis on nüüd jah selle piiri kaotanud. Seega ainus FIA president läbi aegade, kes siis on nii-öelda nende ametiaegade piiridesse jäänud, on Jean Todt. Ning siis nüüd on nagu vanasti oli nii-öelda. Nüüd oleme jõudnud uudistega ühele poole ning saame minna Austria GP juurde. Alustame siis nii-öelda vabateeningutele eelnenud asjadega, milleks oli siis uuendused autodel. Vahepeal selgus selline huvitav asi seoses nõnda nimetatud mootori arendus ja uuendamisvõimalustega ehk inglise keeles ADUO. Nimelt selgus, et Audi sõitis Barcelonas uue mootoriga juba ning samal ajal siis Ferrari tõi Austriaks oma mootorile uuenduse. Nüüd see on nagu, tekib küsimus, et kuidas see võimalik on, sest neid tulemusi tegelikult ei ole veel avalikustatud. Nii-öelda rahvamassidele ma mõtlen, sest Red Bull tahtis neid tulemusi valideerida, sest nad olid justkui nagu seal esikohal nii-öelda, mistõttu neil vähem võimalusi. Seega jah, tekib küsimus, et kuidas see võimalik on. Nüüd, mis ma välja lugesin, oli see, et see esialgne dokument, mida avalikustatud ei ole, ikkagi saadeti tiimidele laiali ja seetõttu see endiselt kehtib, sest uut dokumenti pole väljastatud. Seega Audil oli juba eelmisest etapist uus mootor ning Ferrari uuendas ka oma mootorit Austrias. Aga muidu sellised uuendused autodel. Cadillac uuendas oma autot kõige jõulisemat. Nemad tõid lausa 10 uuendust Austriasse. 7 tükki tõid Red Bull ja Audi, samuti üsna jõulised nagu Alpinegi, tõi 5 tükki. 4 uuendust tõi Ferrari, 2 tükki tõid Mercedes, McLaren, Racing Bulls ja Haas. Mis siis tähendab seda, et ühtegi uuendust ei toonud Aston Martin ega Williams. McLaren, kusjuures ma saan aru, et katsetas ka seda kuulsat ümberpööravat tagatiiba. Nüüd siis vabateeningud. Esimesel vabateeningul olid kiiremad mehed Mercedesed, Antonelli ja Russell, 3. oli Piastri ja 4. oli Verstappen. Verstappeni kusjuures oli
vahepeal probleeme üldse boksist väljumisega, et nimelt siis 2 korral, mitte ühel, vaid 2 korral tal läks see nii-öelda anti-stall süsteem tööle. See on siis see süsteem, mis ei lase nagu mootorit välja suretada. Et see läks nagu tal pidevalt tööle, kui ta ütles boksist väljuda ning seetõttu ta rajale ei jõudnudki tükk aega, aga lõpuks siis pani sessioonil paremused 4. aja. Probleeme oli ka Lando Norrisel, kelle autol oli hüdraulikaga seoses leke ning sai rajale alles viimase veerand tunni jooksul. Probleeme oli samuti Sergio Perezil. Tema siis sessiooni lõpus pidi raja ääres peatuma ning põhjustas sellega punase lipu. Põhjuseks oli siis, ma saan aru, et mingi mehaaniline probleem. Esimese vabateeningul, kus siis nagu Barcelonaski oli hästi palju neid noorsõitjaid, käime siis need korraks läbi nii-öelda aegade järjestuse poolelt. 9. koha saavutas Dino Beganovic, sõitis Leclerc'i autos ning Barcelonas oli samuti Ferrari roolis. 15. koht oli Ayumu Iwasa. Barcelonas sõitis ta Red Bulli roolis, seekord Liam Lawsoni Racing Bullsi autos. 17. koht kuulus Eesti mehele Paul Aronile. Tema jällegi sõitis Audi roolis, seekord Gabriel Bortoleto omas. 18. kohal Luke Browning, kes seekord tõesti rajale sai. Ta pidi osalema ka selles eelmises vabateeningusse, mis oli Barcelonas, aga siis autol oli mingi rike, mistõttu ei saanudki ta üldse raja peale minna. Seekord siis ta sõitis Carlos Sainzi autos. 19. koha saavutas Rio Hirakawa, Jaapani sõitja, kes Barcelonas tegelikult ei osalenud. Et see on siis tema hooaja esimene vabateening vormel 1. Tema sõitis siis Haasis Esteban Oconi autoroolis ning on selles tiimis ka reservsõitja. Edukas on ta olnud nende kestvussõidusarjades, et aastatel 2022 ja 2023 võitiski kestvussõidu maailmameistrivõistlused ning 2022. aastal ka Le Mansi 24 tunnisõidu sõites siis Toyotaga, mis tegelikult ongi praegu sellises koostöös Haasiga ka. Et see ühendus kindlasti tuli talle abiks selle Haasis rolli saamisega. Aga kusjuures tal on ka varasemaid vormel 1 kogemusi nii-öelda selle reservi ja testsõitjana McLarenis 24. aastal ja 25. aasta esimestel etappidel Alpiiniga. Viimane selline noor sõitja oli Jack Crawford 20. kohal. Tema osales samuti Jaapanis ning seekord sõitis Lance Strolli Aston Martinis. Teisel vabateeningul oli kiireim mees Andrea Kimi Antonelli jällegi. Seejärel tuli hoopis McLareni mehed, Piastri oli teine ja Norris 3. Norrisel, kus see oli vahepeal selline väike spin 3. kurvis, aga auto õnneks ei saanud kahjustada. Probleeme oli Williamsi poolel Alex Alboniga. Tema siis raporteeris, et autol järsku kodus võimsus. Ta sai boksi tulla ning siis autot parandada seal. Cadillacil oli aga veel rohkem probleeme. Nimelt siis Sergio Perezil, niipea kui ta rajale tulid mingid probleemid ning seetõttu oli sunnitud raja peal peatuma, nagu eelmiseski vabateeningus. Ning samuti oli probleeme tema tiimikaaslasel Valtteri Bottasel, kelle auto hakkas selle Austria kuumuse käes suitsema. Nüüd laupäevane vabateening. Seal oli kiirem mees George Russell, teine oli Antonelli ja 3. oli Hamilton. Ning 3. vabateeningus selliseid suuri probleeme tiimidel minu teada ei tekkinud. Aga siis vaatame korraks üle sellise jõudude vahekorra, mille ma moodustasin vabateeningu aegade põhjal või mida võiks moodustada.
Kiirem tiim tundus olevat endiselt Mercedes. See polnud väga üllatus. Ja siis nemad olid nagu lähimas konkurentsist, ütleme, et 0,15 sekundit ees, mis on nagu, ma ei tea, võib öelda, et olulisem vahe kui teistel radadel, arvestades seda, et see Austria ringrada on nii-öelda ringiaegade osas kõige lühem terves kalendris. Siis sealt teises kuni neljandasse kohta ma paneksin nagu ühte patta Ferrari, McLareni ja Red Bulli. Ferrari'ga oli kusjuures selline lugu, et esimesel ja teise vabateeningul nad olid McLarenist ja Red Bullist aegsemad, aga põhjus, miks ma selleks teiseks tiimiks panin jääda, oli see, et kolmandal vabateeningul nad näitasid kiirust ikkagi. Et see on siis nagu see nii-öelda tipp-punt ja siis nagu edasi on juba see keskväljak, võib niiviisi nimetada. Seal tundus parim tiim olevat Racing Bulls ehk nagu justkui see ülejäänud maailma parim. Paneks nende konkurentideks Alpini ja Audi. Alpine ja Audi nagu justkui võistlevad omavahel natukene rohkem, samal ajal siis Racing Bulls oligi nagu võib-olla natuke kindlamat 5. koha tiim, kuigi need vahed ei olnud justkui suured. Sellest kolmikust umbes paar kümnendikku tagapool oli Haas, see on siis 8. kohal. Omakorda paar kümnendikku taga 9. kohal oleks Williams ning siis juba nüüd pikemat aega tagapool on Cadillac 10. kohal ning Aston Martinil väga palju lootust just ei ole. Nemad olid kiirused 11. kohal. Laupäeval oli samuti siis kvalifikatsioon, teeme sellest nüüd kiire ülevaate. Esimeses voorus kiire mees oli Andrea Kimi Antonelli ning välja langesid 6 meest. Nendeks oli 17. kohal Carlos Sainz, kõigest 200 aeglasem Esteban Oconist 16. kohal. Kus siis võibki öelda, et tema see nii-öelda saatuslik viga tuli seal viimases kurvis, kus auto läks natuke tagaosast libisema nii-öelda ja sealt võiski vabalt need 200 sekundit tulla, mistõttu ta langes välja. Samuti langes välja tema tiimikaaslane Alex Albon, kes oma viimase kvalifikatsiooni ringi samuti tegi vea, seega hoopis esimeses kurvis. 19. kuni 22. koht pole üldsegi üllatav. 19. Sergio Perez, 20. Valtteri Bottas ning seejärel stardirivi tagumises reas Fernando Alonso ja Lance Stroll. Teises voorus jällegi kiire mees on Andrea Kimi Antonelli. Olukord läks väga pingeliseks Max Verstappenil. Tema tegi teises voorus ainult ühe kiire ringi ja see oli ka nagu seal üppis alguses ning seejärel tuli boksi, et ei peaks nagu uusi rehve võtma, et järgmist ringi teha, justkui nagu säästaks selleks viimaseks vooruks neid rehve. Ning ta oli seal kvalifikatsiooni lõpus 10. kohal, samal ajal teised nagu temast taga olid aegu parandamas. Õnneks siis Verstappeni jaoks keegi ei suutnud tema aega ületada, seega välja langesid Pierre Gasly kõigest 0,04 sekundit tagapool, seejärel Gabriel Bortoleto 12. kohal, Oli Beermann, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon ja Franco Colapinto 16. kohal. Ehk siis kolmandas voorus sõitsid Mercedese mehed, Ferrari mehed, McLareni mehed, Racing Bullsi mehed ja Red Bulli mehed. Kolmandas voorus siis peale esimesi ringe olid endiselt tipus Mercedese mehed Antonelli ja Russell. Kolmas kusjuures oli Max Verstappen, kes napilt eelmises voorus edasi sai, eks ole. Verstappenil oli kõikidest meestest kõige kiirem esimene ja teine sektor, aga põhjus, miks ta
esikohal ei olnud, oli see viimane sektor, kus ta Mercedese meestele aega kaotas. Hamiltonil seevastu aega kirjas polnud, sest ta ring läks natukene nässu ja siis otsustas mitte lõpuni sõita seda ning proovida uuesti seal kvalifikatsiooni lõpus. Lõpus toimus korralik aegade parandus. Esialgu tõusid siis Ferrari kaksikjuhtimisele, et Leclerc esimene ja Hamilton teine, ning siis samal ajal üritades oma aega parandada, Max Verstappen tegi avarii selles 9. kurvis, mistõttu pandi välja kollane lipp selles kurvis. Mis seal siis juhtus, oli see, et kurvi sisenedes, et see 9. kurv on raja eelviimane ning see on selline üpris kiire kurv, kus on palju julgust vaja, eks ole, ja et nagu sul see auto ei hakkaks libisema või midagi. Mis paraku aga juhtus, oli see, et kui ta kurvi sisenes, siis hakkas see auto tagaosa libisema ning seetõttu pani spinni, libises üle kruusavälja ja oligi seinas. Arvatavasti oli probleem siis, nagu Red Bull ütles, oli seoses aerodünaamikaga, et see tagaosas justkui nagu ei toiminud korralikult ja siis pärast ütlesidki, et see oligi selline vältimatu avarii nii-öelda, mingi olukorda arvestades või midagi. Seega Verstappen ning vaadates seda, et kuidas see juhtus, oligi loogiline, et see kohe kurvi alguses nagu seda tagaosas ei suru seda autot justkui allapoole nii-öelda ja siis ongi vähem haadrust ja kergem spinni panna. Aga igatahes siis kollased lipud olid välja pandud, mis tähendab seda, et keegi ei saa parandada oma aega enam. Antonelli siis vaikselt sõitiski üle sealt läbi nii-öelda aega parandamata, mis tähendab seda, et Ferraril oli kaksikjuhtimine ja juba tähistas, aga siis järsku paneb George Russell veel parema aja. See oli üks väga huvitav olukord ning seetõttu oli ta loomulikult tuulimise all. Aga hoolimata nendest kollastest lippudest ja oli George Russell ikka esimene, sest selgus, et ta oli gaasi maha võtnud sinna kurvi sisenedes. Et nagu ta ise ütles ka, et mingi 100 meetrit varem kui tavaliselt. See tähendas seda, et Russellit ei karistatud ning ta hoidis alles oma esimese koha. Aga miks siis Antonelli aeglustus ja Russell mitte? Asi on selles, et üksikul kollasel lipul ja topeltkollasel lipul on suur erinevus. Et ma seletan nüüd siis need läbi. Üksikkollane lipp on nagu see, et ole lihtsalt natuke ettevaatlikum ja siis põhimõtteliselt sa võid üksiku kollase lipu all lihtsalt gaasi natukene varem maha võtta, et see ongi see, kuidas sa saad näidata, et sa oled nendest kollastest lippudest teadlik. Võta kurvist natuke varem gaasi maha ja siis läbid enam-vähem sama hooga nii-öelda, võib-olla natuke ettevaatlikumad. Topeltkollased lipud on aga see, et seal on selline tõsisem oht, et võta hoogu korralikult maha ning ole isegi valmis peatuma, nagu need reeglid ütlevad. Mis juhtus, oli see, et Antonelli arvas, et seal on topeltkollased lipud. Aga tegelikult oli seal ainult üksikkollane lipp, mis tähendab, ja Russell siis nagu oligi teadlik, et seal on ainult üksikkollane lipp, seetõttu võttiski gaasi sinna eelviimasesse kurvi sisenedes natuke varem maha ning sedasi jätkas oma ringi ja võitiski kvalifikatsiooni 20 sekundiga. Seega lõplik esikümme oli järgnev. Russell esimene, Leclerc teine, seejärel Hamilton, Antonelli, Verstappen jäi 5. McLareni meeste ette, Norrise ja Piastri. Hadjar sai 8. koha, 9. ja 10. kohal olid Racing Bullsi mehed Liam Lawson ja Arvid Lindblad, kellel just
polnudki väga lootust nende teistega võidelda, eks ole, sest nemad on keskvälja tiim ja need ülejäänud 4 tiimi on seal tipus. Lisaks vormel 1 sõitsid ka vormel 2 ja vormel 3 sarjad, seega teeme nende nädalavahetustest väikse ülevaate. Vormel 3 sarjas sai kvalifikatsioonivõidu Heiyu Yamakoshi, tema siis Barcelonas sai põhisõidul 2. koha, seega võib öelda, et tal on selline hoog sees natukene. Ugo Tšukwu, kes siis on meistrivõistluste liider, saavutas 2. koha, Freddy Slater 5. Bruno Del Pino ei vedanud, tema pidi alustama 13. kohalt. Nüüd, miks ma ütlen, et ei vedanud, on see, et ta jäi nagu, kuidas siis öelda, sprindisõidus on nii, et võetakse kvalifikatsioonisõidu tulemused ning esimesed 12 kohta pööratakse ümber. Ehk kui sa said kvalifikatsioonis 12. koha, siis sprindisõitus alustad esikohalt, 11. koha saavutades alustad teised kohad ja nii edasi. Ehk siis, kui sa kvalifikatsioonis said 1. koha, siis sprindi alustad 12. Põhisõidus on siis järjekord ikkagi sama, mis kvalifikatsioonis. Seega, Bruno Del Pino nagu napid jäi sellest sprindisõidu esikoha staadist ilma. Veel kehvemini läks eelmise etapi põhisõiduvõitjal Théophile Naelil, tema sai kõigest 24. koha. Seega mõlema sõidu puhul pidi ta päris kaugelt nii-öelda ettepoole sõitma, et punkte üldse teenida. Sprindisõidul siis alustas esikohalt James Wharton ning ta kaitses oma seda positsiooni üpris ägedalt, aga lõpuks kaotas sellise Mehhiko sõitjale nagu Ernesto Rivera. Tema siis eelmisel aastal sõitis Eurocup 3 sarjas, mis siis on põhimõtteliselt nende regionaalvormelite sarjade tasemel. Seal saavutas 4. koha üldarvestuses. Seega Austrias ja Ernesto Rivera sai oma karjääri esimese vormel 3 etapi võidu. James Wharton siis samal ajal kukkus poodiumilt maha, lõpetas 4. Aga oleks võinud hullemini minna, sest Freddy Slateri sõit lõppes juba esimesel ringil esimeses kurvis, kui temaga põrkas kokku tiimikaaslane. Põhisõidus siis läks võitlus päris ägedaks, et seda oligi vormel 3 ja isegi vormel 2 ka väga lahe näha, kuidas neid võitlusi on niivõrd palju ja siis sealhulgas siis esikoha nimel. Lõpuks osutus võidukaks Taani sõitja Noah Stromsted. Tema siis eelmisel aastal vormel 3 sarjas saavutas 6. koha üldarvestuses ning võitis ühe sprindisõidu. Lisaks on ta Mercedese juuniori tiimis nii-öelda. Aga jah, see on siis selle Taani sõitja esimene vormel 3 põhisõidu võit. Teise koha nimel oli viimasel ringil päris äge võitlus Ugo Tšukwu ja Slateri vahel. Ugo Tšukwu pidi paar korda oma rattad muru peale panema, aga lõpuks suutis ta teise koha võtta. Slater siis lõpetas 3. Yamakoshi, kes siis kvalifikatsiooni võitis, kukkus viimastel ringidel natuke tahapoole, lõpetas 8. aga ikkagi teenis selle eest 4 punkti. Pluss siis kvalifikatsioonivõidu punktid, mis on siis minu teada 2 punkti. Teised nii-öelda tiitli nimel võitlejad lõpetas natuke tagapool, Théophile Nael 15. ja Bruno Del Pino, kes oli seni igalt sõidut punkte teeninud, sai kõigest 17. koha. Sõitjate arvestuses pärast seda Austria raundi Ugo Tšukwu endiselt juhib, tal on 78 punkti, 16 punkti tagapool on Slater, 26 punkti taga Théophile Nael ning 29 punkti taga Bruno Del Pino. Vormel 2 kvalifikatsiooni võitis
Noel Leon, kes siis sel aastal on juba 2 sprindisõitu võitnud, aga see on siis tema esimene kvalifikatsioonivõit selles sarjas. Tema taga siis olid kõik need suured tiitli nimel võitlejad ehk Aleksandr teisel kohal, Nikola Tšolov 3. ning seejärel Gabriel Mini ja Rafael Camara. Sprindisõidus siis alustasid esiread Sebastian Montoya, kes on siis kusjuures kunagise vormel 1 sõitja Juan Pablo Montoya poeg, ning teiselt kohalt John Bennett. Bennett siis eelmisel aastal vormel 2 sarjas saavutas 22. koha üldarvestuses, et seega ei olnud just tal kõige parem hooaeg, aga nii-öelda sellises juunior-sarjas nagu GB3, mis on, ma saan aru, et selline regionaalvormeli tasemesari Suurbritannias, seal saavutas ta 2. koha. Stardis läks John Bennett juhtima, aga Montoya siis mõni ring hiljem võttis selle esikoha tagasi, aga kes naerab viimasena, naerab paremini. John Bennett tegi viimasel ringil möödasõidu oma esimese vormel 2 etapivõidu nimel. See oli siis kusjuures tema esimene poodium selles sarjas ka. Tagapool siis oli natukene draamat, esimesel ringil samuti. 3. kurvis siis Rafael Camara sõitis sellise tai sõite nagu tasanaapol Interpu vasaku taha. See siis põhjustas selle Interpu vasaku spinni ning läks pihta ka Oliver Köötele. Ning selle intsidendi tulemusena oli sunnitud katkestama 3 sõitjat, sest nagu tekkis selline väike ummik seal nii-öelda. Samal ajal siis kukkus ka tahapoole Nikola Tšolov. Seega kolmanda koha selles sprindisõidus saavutas kusjuures kas see oli Rafael Villagomez? No Villagomez on igates tema perekonnanimi. Huvitav fakt, isegi pärast oma poodiumit oli ta sõitjate arvestuses sel aastal viimasel kohal. Seega igaüks võib saada vormel 2 sarjas poodiumi koha. 4. lõpetas Aleksandr, 5. Gabriel Mini. Nikola Tšolov sai lõpuks siis 8. koha pärast seda, kui ta esimese ringi intsidendi tulemusena tahapoole kukkus. See oli aga tänu sellele, et Rafael Camara, kes lõpetas algu 6. sai selle intsidendi eest 5 sekundit karistada ning kukkus 9., mille eest vormel 2 sprindisõidus punkte ei anta. Vormel 2 põhisõidus nagu vormel 3-ski oli üpris kõvasti võidusõitu ning siis ka sõidu lõpupoole selle viimase poodiumi koha nimel. Aga võitjaks siis osutus Nikola Tšolov, Bulgaaria sõitja. 2. lõpetas Gabriel Mini ning 3. koha saavutas Oliver Kööte, kes siis oligi natukene teistsugusel strateegial. Et kui enamus alustasid pehmematel rehvidel, siis tema alustas kõvematel, ja siis seetõttu hiljem saigi panna need pehmed rehvid alla ning seda siis suutis poodiumi kohani välja sõita. Oliver Kööte siis eelmisel aastal oli vormel 2 sarjas 15. kohal ning see on tema sarja esimene poodium. 4. lõpetas Rafael Camara, temast tagapool siis Aleksandr 6. kohal ja Noel Leon, kes siis kvalifikatsiooni võitis 7. kohal. Sõitjate arvestuses endiselt juhib Itaalia sõitja Gabriel Mini 108 punktiga. Nikola Tšolov on aga ainult 2 punkti tagapool. Natuke kaugemal, 26 punkti taga on Rafael Camara ning 28 punkti taga Aleksandr. Nüüd on alles jäänud ainult nädala suurim sündmus, milleks oli kuuma laine käes toimunud Austria Grand Prix. Kõik siis alustasid keskmise seguga rehvidel, välja arvatud 2 meest, Gabriel Bortoleto 12. kohalt ja Carlos Sainz 17. Nemad siis alustasid pehme seguga rehvidelt. Lähme nüüd stardi juurde. 1 tuli, 2 tuld, 3 tuld, 4 tuld, 5 tuld ja sõit läks käima. Russell sai hästi minema.
tagapool siis Lewis Hamilton suutis oma tiimikaaslasest mööduda, tema tõusis teiseks, samuti möödus oma tiimikaaslasest Oscar Piastri, tema tõusis 6. ja Liam Lawson möödus Isaac Hadjarist, läks 8. ning korraks isegi võitles McLarenitega, aga taganes sellest olukorrast. 4. kohal Antonellil seevastu ei olnud just nagu kõige sujuvam esimene ring, võib öelda. Et noh, kohti ta ei kaotanud, aga ta käis korduvalt rajab maas. Esimesel ringil oli esimeses kurvis ja 3. kurvis rajab maas ning üritades Leclerc'is mööduda 3. koha nimel, tuli ka see 3. kord ära. See oli siis teise ringi esimeses kurvis. Oma rajab maas teenitud koha pidi ta siis tagasi andma. Pärast siis Antonelli rääkiski ka kusjuures, et probleem oli piduites, et tal oli piduitega kuidagi raskusi. Samal ajal siis, kui Antonelli lasi Leclerc'i mööda, siis tegelikult järgmisel sirgel suutis Verstappen samuti mööduda Antonellist, tema tõusis 4. ning vahepeal tegi ka ühe ilusa manöövri, et saada mööda Leclerc'ist ning tõusta 3. Vahepeal oli ka esimestel ringidel probleeme Cadillac'i meestel, nimelt siis algul Valtteri Bottasel piduid suitsesid, et oligi tema pardakaamerast näha, et kuidas mõlemad esipiduid olid leekides. Seetõttu siis ta tuli boksi ning võeti tulekustutit, et need tulekahjud siin piduite juurest lõpetada ning oli sunnitud sõidus katkestama. Sama saatus tabas tema tiimikaaslast Sergio Perez kõigest 2 ringi hiljem. Temal oli siis sõit läbi 5. ringil, aga õnneks ei olnud pardakaameral nii selgesti näha põlevaid pidureid temal. Mingit just sellist tuld raporteeris ka Liam Lawson, aga tema siis õnneks sai sõitu jätkata, aga siis Isaac Hadjar ikkagi möödus temast, et võtta tagasi 8. koht. Natuke hiljem siis Antonelli tegi päris julge manöövri, et saada mööda Charles Leclerc'ist, et see oli selles samas 9. kurvis, kus Max Verstappen varem avarii tegi. Et see on nagu selline kurv, kus sa üldjuhul möödasõitu ei tee, et pigem lihtsalt ootad neid sirgeid. Aga Antonelli pani siis ilusa julge manöövri ning ausalt öeldes see oli ka natuke seepärast, et Antonelli lähenes Leclerc'ile päris kiiresti sellele eelnenud sirgel. Aga igatahes Antonelli tõusis 4. Samal ajal siis eespool Verstappen jahtis Lewis Hamiltoni ning juba 11. ringil 71 hakkas pihta nende vaheline võitlus, nagu oli nii Kanadas sel aastal kui ka aastal 2021, nii-öelda terve hooaja jooksul. Et see oli nagu justkui meeldetuletus vanadest aegadest. Nimelt siis esialgu Max Verstappen sukeldus sinna aeglasesse 3. kurvi ning ei surunud teda rääb maha, aga nagu võttis justkui sellised trajektoori, kus Hamilton jäi kuidagi natuke karpi või nagu ta pidi natukene aeglustuma nii-öelda, et mitte rajab maha minna või midagi. Et siis Verstappen tõusis sellega 2. sirgele, aga kohe Hamilton võttis koha tagasi. Järgmises kurvis mõlemad panid pidurit natuke plokki, ent mõlemad püsisid rajal. Verstappen siis 6. kurvi üritas mööda sõitu teha, et nad tulid sinna kõrvuti. 6. kurv on selline pikk vasakkurv, enne nagu sarnast pikka vasakkurvi. Aga igatahes siis Verstappen üritas välisküljelt mööda minna, aga siis tal rattad läksid natukene sinna kruusa peale. Et ta ise arvas, et kuule, see on penati vääriline, et Hamilton peaks sellest penati saama. Sest tegelikult oligi näha, et see Hamilton ei jätnud talle just kuigi palju ruumi, aga võistluste žürii igatahes otsustas selle olukorra eest mitte penatit anda ning
pärast siis seda, kui Verstappen nii-öelda järgmises kurvis taganes sellest kahe võitlusest, siis Hamilton hoidis oma teist kohta. Paar ringi hiljem oli Hamilton juba aga boksis. Talle pandi alla kõvad rehvid nagu tema tiimikaaslasele. Ning tegelikult kõik käisidki boksis vahepeal, välja arvatud üks mees. Selleks oli Kimi Antonelli. Tema siis sõitis edasi vahepeal nendel vanadel rehvidel. 22. ringil hakkas taas pihta Verstappen versus Hamilton, et seekord siis Verstappen endiselt jälitas Hamiltoni, et ta ei suutnud nende boksipeatustega ette saada. Proovis jälle kolmandasse kurvi sukelduda, sai korraks mööda, aga siis Hamilton oli taas peale sirget eespool. Aga seekord siis Verstappen ei läinud kuuendas kurvis välisküljele, vaid ta tegi väga julge sukelduse sissepoole ning suruski nagu ennast ja Hamiltoni natukene sellelt võidusõidujoonet natukene maha nii-öelda. Ja aga see oli legaalne ning tänu sellele sai Hamilton kolmandaks. Või kui arvestades seda, et Antonelli ei ole veel boksis käinud, siis põhimõtteliselt teise koha, eks ole. 24. ringil tekkis selline sõitu ümberpöörav olukord või nagu hea uudis Antonelli jaoks. Sainzil tekkis vahepeal probleeme, et tema siis vist elektrisüsteem autol ütles üles ning seetõttu peatuski stardi-finiši sirgel, mille tulemusena tuli välja virtuaalne turvaauto ning Antonelli sõitiski kohe boksi. Siin on nüüd üks aga väike probleem. Antonelli tuli boksi enne, kui see virtuaalne turvaauto välja pandi. Ja siis virtuaalne turvaauto tuli välja alles siis, kui Antonelli oli boksi teed väljunud. Seega ta ei saanud mingit tasuta boksipeatust, vaid tuli endiselt 5. kohal rajale tagasi. Sellest aga sai 4. koht pärast seda, kui Hamilton tuli boksi, aga tema sõitis küll boksis virtuaalse turvaauto ajal. See on nüüd natukene veider, mida Ferrari tegi seal. Nad panid Hamiltoni autole alla pehmed rehvid. Et mõtlen jah, võib-olla selles, et nagu teisi kinni püüda, aga nagu seda lihtsalt ei juhtunud ja siis see tähendab seda, et pead automaatselt tegema mingi kolmanda boksipeatuse. Et see oli jah nagu väga küsitav strateegia nii-öelda. Et põhimõtteliselt oli mingi ainult kolmandik sõidus sõidetud ja siis tegi juba Hamilton teise boksipeatuse ja pani kõige pehmemad rehvid alla. Nagu mis mõttes? Aga igatahes siis peale Hamiltoni boksipeatust oli järjekord järgnev. Russell juhtis, Verstappen oli teine, Leclerc 3., Antonelli 4., Piastri 5., seejärel Hadjar, Hamilton ja Norris 8. kohal. Võidusõit läks taas pihta, Antonelli tõusis Leclerc'ist ette 3. ja Hamilton möödus Hadjarist 6. koha nimel. Seal sõidu keskpunktis umbes või natukene pärast keskpunkti hakkas nii-öelda järgmine boksipeatuste seeria pihta ning need esiotsa mehed kõik käisidki boksis, välja arvatud 2 tükki. Nendeks olid siis Max Verstappen ja Kimi Antonelli. Need 2 siis tõusidki esimestele kohtadele, et Verstappen juhtis, Antonelli teine. Samal ajal siis nende taga olid need mehed, kes ei olnud boksis veel käinud, ehk Russell 3., Leclerc 4., seejärel Piastri, Hamilton, Hadjar ja Norris. Norris, kus siis pidi vahepeal boksiteele minnes mööduma Lance Strollist, kes siis aegselt sõitis. Stroll tuli parasjagu boksi, et sõidust katkestada, sest tal oli probleeme selle nii-öelda energia taastamissüsteemiga, mis siis
jah, aitabki nagu seda akut laadida nii-öelda, et põhimõtteliselt elektrimootor muutus nii-öelda tähtsusetuks ja siis ta oli sunnitud katkestama. Samal ajal tema tiimikaaslase samuti ei läinud hästi. Tema sai 5 sekundit karistada boksi teel kihutamise eest. Seda karistust kahjuks tal ei tühistatud, et teadaolevalt ei tehtud mingeid vigu boksi tee mõõtmise osas. Umbes selline 10 ringi hiljem, kui need teised esiotsa mehed tulid boksi vahepeal Verstappen ja Antonelli. Selle tulemusena siis Russell oli sõidu liider, Verstappen 10 sekundit tagapool ja Antonelli omakorda 5 sekundit tagapool. See, et rajale kauem jääda nende vanemate rehvidega, ei olnud nagu rajapositsiooni mõttes hea käik, sest sellega lihtsalt kaotati aega, eks ole, aga nad tegid seda lootuses, et hiljem on paremad rehvid, et millega saab läheneda eesolevale autole ning teha möödasõite siis sõidu lõpus, eks ole. Nüüd tegelikult see strateegia oleks võib-olla isegi õnnestunud, sest vahepeal tuli välja virtuaalne turvaauto. Et see oli siis umbes 3 ringi pärast Verstappeni boksi peatust ja kõigest ring pärast Antonelli oma. See tuli seepärast, et Albon sõitis vahepeal otsa seal 3. kurvi siseküljel olevale mingi postile või midagi sellist. Et see post siis läks sinna raja peale ja siis pandigi virtuaalne turvaauto välja, et see post sealt ära kohistada. Et see ei ole nagu mingi see tänava valgustuspost või midagi sellist, vaid selline väike postikene nii-öelda, et millele otsa sõites auto vist väga kahjustada ei saa või midagi. Aga jah, no see Verstappen ja Antonelli tulid napilt enne seda, nagu paar ringi enne seda virtuaalset turvaautot boksi. Tagapool siis Charles Leclerc'il oli päris palju raskusi, sest ta ise kurtis ka, et need rehvid on nagu täiesti ära kulunud. Selle tulemusena siis möödusid Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Isaac Hadjar ning kui Lando Norris lõpuks mööda sõitis, siis kutsuti ta uuesti boksi. See oli siis tema 3. peatus. Ja mõte oli selles, et nagu kui ma boksi nüüd tulen, siis mis mul ikka kaotada on. Et siis nagu vahe nende Racing Bullsi meestega tagapool on päris suur nii-öelda. Aga samas polnud väga midagi võita ka, kui aus olla. Igatahes siis Leclerc käis boksis. Eespool siis vahe selle esikolmiku vahel vähenes üppis hoogsalt, et Verstappen lähenes Russellile ning Antonelli lähenes omakorda Verstappenile. Lõpus siis aga Russell oli viimasel ringil 1,5 sekundit Verstappenist eespool. Seda vahet ei suutnud Verstappen vähendada piisavalt ning George Russell sai oma hooaja teise etapi võidu 1,5 sekundit Verstappeni ees. Antonelli oli tegelikult nagu üppis lähedal viimasel ringil kõigest 0,5 sekundit tagapool, aga temagi ei suutnud oma kohta parandada viimasel ringil, jäädes siis lõpuks 0,4 sekundit taga Verstappenist, aga ikkagi poodiumil lõpetades. Oscar Piastri tuli üle finišijoone 4. McLarenitel ei tundunud just kiirust väga olevat sellel nädalavahetusel, kui aus olla, aga see oli kindlasti nende jaoks üllatus, et edastasid Ferrarit, et Piastri lõpetas ikkagi kuidagi 4. Hamiltoni ees. Hamilton oli siis jah 5. Et noh, polnudki nii palju seda hoogu, mis oli Barcelonas, eks ole. Et noh, kvalifikatsiooniga läks jah natukene õnneks, et suutsid 2. ja 3. koha välja võluda, aga siis Ferrari meestel jah, oligi nagu igasuguseid raskusi sõidu ajal, et näiteks pidi mootorit jahutama nendes selles kuumalaine tingimustes nii-öelda. Noh, teised pidid ka, aga Ferrari tundus nagu rohkem neid raskusi olevat ning sama lugu oli nende tagarehvide kulumisega, mistõttu siis Ferrari tegigi 3 boksi peatust ning sõit polnudki jah kõige õnnestunum. Isaac Hadjar
tuli üle finišijoone 6. No see oli selline okei tulemus võib-olla ja nagu ta ei tundnudki olevat kiirem nendest ülejäänud 7 tipptiimi sõitjast, aga siis kuidagi lõpetas Lando Norrise ja Charles Leclerc'i ees. Mõlema jaoks polnud kõige parem nädalavahetus, aga mõned punktid ikkagi. Liam Lawson lõpetas 9. ja Arvid Lindblad 10. See oli nagu see nädalavahetus, kus Racing Bulls oli nagu kindlalt nõnda nimetatud ülejäänud maailma parim tiim. Et see keskväljas oli see kõige tugevam tiim nii-öelda. Nii selles mõttes on nagu neil võib-olla natukene kahju, et eespool midagi ei toimunud, et nagu rohkem punkte saaks. Aga nad on ikkagi ainus keskvälja tiim, mis punkte teenis tollel päeval. Et väga tugev sooritus selle tiimid. 11. ja 12. lõpetasid Audi mehed Gabriel Bortoleto ja Nico Hülkenberg. Bortoleto tegi vahepeal sellise üsna julge väite ka, et nende šašii on nagu päris hea, et isegi nende tipptiimidega võrreldav või midagi sellist. Aga probleem on lihtsalt selles, et neil sirgetel ei ole kiirust, mistõttu nad ei lõpetanud just väga eespool ning olidki esimesed sõitjad, kes punktidest ilma jäid. Seejärel tulid Pierre Gasly, Oli Beermann, Franco Colapinto, Esteban Ocon. Neil nendel Haasi ja Alpiini meestel ei olnud kõige parem nädalavahetus. 17. Alex Albon, samad sõnad, ja 18. Fernando Alonso, tema oli siis viimane sõidulõpetaja 3 ringi maas liidist. Sõidust katkestasid siis Lance Stroll, Carlos Sainz ning Cadillaki mehed Sergio Perez ja Valtteri Bottas. Vaatame siis korraks ka üle need meistrivõistluste arvestused, mis on see punktiseis. Antonelli endiselt juhib, see ei ole kellelegi üllatus. Teiseks tõusis tänu oma etapivõidule George Russell, tema on nüüd siis oma tiimikaaslasest 40 punkti maas. Hooaeg pole üldse läbi. Ning Russell oli vahepeal selline keerulisem aeg, aga ma arvan, et see tõestas, et ta on ikkagi suuteline tiitli nimel võitlema ning peame meeles ikkagi, pikk hooaeg on endiselt ees. Hamilton siis kukkus sõitjate arvestuses 3. Tema on siis 46 punkti taga Antonellist. Natuke rohkem maad tagapool Oscar Piastri tõusis sõitjate arvestuses 4. Lando Norris on 5. ja Charles Leclerc kukkus 6. Kusjuures siis selle Piastri ja Leclerc'i vahe on kõigest 1 punkt. Et see 4. koha hiitlus on üpris pingeline. Ning polegi palju maas ka Max Verstappen 7. kohal, kõigest 7 punkti taga Piastrist. 8. tõusis Isaac Hadjar, tema nüüd 1 punkt ees Pierre Gaslyst, kes kukkus 9. ning 10. kohal on Liam Lawson. Et ülejäänud selles rivis muutusi ei ole olnud, sest tegelikult paljud ei teinudki väga punkte võimis. Ning konstruktorite arvestuses muutusi samuti ei ole. Mercedes endiselt juhib 98 punkti Ferraridest ees. 3. on McLaren ja 4. Red Bull. Nüüd olemegi jõudnud ühele poole Austria Grand Prix'ga ning tegelikult ka vormelisõitudega juunikuus. Aga juba sellel nädalal tuleb järgmine etapp. Selleks on Suurbritannia GP, seega teeme väikse eelvaate sellele. See toimub Silverstone'i ringrajal, mis siis on vormel 1 ajaloo poolest väga tähtis rada. Nimelt seal kunagisel lennuväljal korraldati ajaloo esimene vormel 1 etapp aastal 1950. Tolleaegse raja konfiguratsiooniga sõideti nagu lausa 80-ndateni, kuigi lisati üks šikaan sinna, aga põhimõtteliselt oli sama rada ning see oli väga kiire rada, võib öelda. Nimelt siis aastal 1985 tegi Keke Rosberg seal rajarekordi ning
seal oli siis keskmine kiirus 259 kilomeetrit tunnis. See oli aastal 1985 ja võrdluseks eelmisel aastal Max Verstappen tegi Itaalia Grand Prix kvalifikatsioonis keskmise kiiruse osas läbi aegade kiireima ringi. See oli 265 kilomeetrit tunnis. Nii et 40 aastat tagasi oli nagu ring, kus keskmine kiirus oli kõigest 5 kilomeetrit tunnis vähem kui tänapäeval. Vot see oli nagu väga kiire rada tollel ajal. Ning seal siis, kus oli ka 87. aastal ikooniline Nigel Manselli koduetapi võit, kus siis ta jahtis oma tiimikaaslast Nelson Piquet ning möödus, kui oli sõita veel 3 ringi ning võitis. Tänapäevase rajakonfiguratsiooni sai see ringada alles aastal 2010 ning nende muudatustega ongi tekkinud tegelikult juurde ikoonilisi kurve. Neist tuntum siis näiteks on see Maggots and Beckets, mis on raja teise sektori lõpus, sellised kiired vasak- ja paremkurvid, kus sõitjad kogevad väga suuri neid G-jõude nii-öelda. Ehk kui sõitja keerab, siis nagu ta justkui vajub küljele mingi sellise justkui raskusega, mis on mitu korda suurem tema enda keha raskusest. Ja et see on väga, väga palju ikoonilisi kurve on sellel rajal. Ning lisaks rehvid kuluvad seal päris korralikult. Et see ongi nagu viinud ka mõne sellise päris huvitava etapini. Aastal 2013 näiteks oligi hästi palju neid rehvide lõhkemisi ning aastal 2020 oli ka selline olukord, kus viimaste ringide jooksul hakkas järsku sõitjatel eesmine vasak rehv lõhkema. Esialgu seetsemel Valtteri Bottasel, seejärel McLarenis Carlos Sainzil ning lõpuks ka sõiduliidil Lewis Hamiltonil. See oli aga siis viimasel ringil ning ta sõitiski põhimõtteliselt 3 rehviga lõpuni välja ning saigi etapi võidu. Et see oli siis tema 1/9 koduetapi võidust sellel Silverstone'i ringrajal. Samuti on selliseks huvitavaks teguriks sellel etapil on ka vihm ehk tüüpiline Briti ilm. Mõned näited on aastal 2008 etapp, kus Lewis Hamilton võitiski oma teisel Briti GP-l nagu oma karjääris, võitis selle vihma käes minutilise edumaaga. Ja siis näiteks ka viimased 2 Briti GP-d on toimunud vihma käes. Et eelmisel aastal siis Nico Hülkenberg saavutas oma esimese poodiumi vormel 1 karjääris, mis algas 15 aastat varem. Ning aastal enne seda, 2024, Lewis Hamilton saavutas oma esimese etapivõidu 3 aasta jooksul. Et seega jah, Briti GP-d on mõnikord väga huvitavad olnud, eriti kui seal vihma sajab. Ehk siis me näeme, mis seal saab. Aga nüüd saate selline eelviimane lõik, kellele tasuks pilku pöörata. Nagu ikka, nomineerin 3 nime. Esimene neist siis on üllatusmees punktides. Selleks ma nomineerin Nico Hülkenbergi. Eelmisel aastal jah, tuli see võrkpallimaailma šokeerinud poodiumi finiš, lõpuks tuli see kätte, aga aastal enne seda oli ta ka lõpetanud selle sama sõidu 6. kohal, mis on väga tugev tulemus ning olles asendussõitja aastal 2020 sai ta sellel rajal 3. koha kvalifikatsioonis, sõitas siis Sergio Perezi kohal Racing Pointis ehk mis on tänapäeval Aston Martini nime all. Samas siis on ka see, et Audil on üsna tugev šassii, nagu rääkis Portoletto, ning sellel rajal on kindlasti seda vaja ka, sest neid kiireid kurve on seal üpris palju. Ning lisaks, millalgi peavad ju ometi need punktid tulema ka, seega ma nomineerin Hülkenbergi. Ning seda võimalus suurendab ka see, et mõnikord sõidud on üpris kaootilised ja siis
kui kaoses ellu jääd, siis teenib punkte. Järgmisena selline üldine üllatusmees ja selleks ma panen Pierre Gasly. Temal siis nagu mõnikord pole just kõige rohkem õnne olnud, aga on ka väga tugevaid tulemusi. Näiteks 2019 aastal teenis Red Bulli roolis 4. koha ning möödunud aastal Alpiiniga, mis tollel aastal oligi konstruktorite arvestuses viimane, saavutas 6. koha. Ning nojah, seal oligi natukene õnne vaja ka, aga ikkagi tugev tulemus. Ma arvan, et Pierre Gasly võib midagi korda saata Briti GP-l. Ning kes võib Briti GP võita? Ma nüüd siin nagu toon mõned sõitjad välja, et nagu, ja siis mõned natukene statistikat nii-öelda. Lewis Hamilton on selles mõttes kindlasti see, keda võib-olla rohkem soosiks, nagu või soositakse. Tema on siis sellel rajal lausa 9 korda etappi võitnud ning üldse poodiumid lõpetanud 15 korda sellel rajal. Et see on kindlasti tema üks tugevamaid radu. Charles Leclerc'i ka mõnikord on olnud päris tugevad Briti GP-d, aga samas viimasel 2 korral lõpetas ta 14. Ning nojah, see oli ka nagu osaliselt selle vihma tõttu, mis neil oli, eks ole, et see siis nagu segab kaarte nii-öelda. Ferraris aga ma ei ole kindel, et ma nii kindel olla saan. Et kas see Ferrari pakub seda autot, mis võiks selle etapi võita. Aga noh, Hamiltoni jaoks igatahes on see ajalooliselt tugev etapp olnud. Oscar Piastri ja Lando Norris on sellel rajal samuti viimastel aastatel päris tugevad olnud. Et Norris siis eelmisel aastal võitiski üldse Briti GP. Jällegi, autos ma ei saa nii kindel olla. Verstappenil on olnud nii ja naa. Mõnikord on tulnud päris tugevad tulemused. Et minu teada on ta äkki 2 korda sellel rajal võitnud. Aga samas siis, kui sõidus hakkab asju juhtuma, siis tulemused ei ole ehk nii tugevad. Et näiteks olgu see 22. aasta või isegi möödunud aasta, millal ta poodiumilt välja jäi. Et Verstappenis ma samuti ei ole nii kindel. Ning noh, Mercedesed auto poolest kindlasti lemmikud, aga neilgi statistika pole just kõige tugevam. George Russell on, mis on siis põhimõtteliselt 7 Silverstone'i etapil, mis ta osalenud on, kõigest 11 punkti teeninud. Neist 4 korra on sõitnud ta Mercedese roolis ja kõigest 11 punkti selle aja jooksul. Aga samas, no see on põhimõtteliselt seepärast, et tal ei ole just kõige palju õnne seal olnud. Et näiteks 22. aastal oligi see suur avaringi avarii, millest ta pidi katkestama. 23. aastal jah, lõpetas punktides, teenis 5. koha. 24. aastal paraku teenis kvalifikatsioonivõidu, aga siis pidi sõidust katkestama ning eelmisel aastal lõpetas kõigest 10. Aga see oli ka seepärast, et ta pani vahepeal spinni, kui ma õigesti mäletan. Et tegelikult nagu Russelli võib kiirust olla küll, aga küsimus on selles, et kas ta jääb ellu nii-öelda, eks ole. Antonelli eelmisel aastal katkestas Briti GP-st, aga on vormel 2 sarjas teeninud sprindivõidu. See oli siis vihma käes toimunud etapis. Et siis põhisõidus paraku esimesel ringil katkestas. Seega, kelle mina valiksin, et võidab selle Briti GP? Mul on selline tunne, et George Russell võib midagi teha nii-öelda, et äkki lõpuks murrab oma selle Briti GP needuse ja võidab oma koduetapi. Ning nüüd saate lõpetuseks, nagu ikka, ajakava tulevasest etapist. Tasub mainida, et tegemist on sprindi nädalavahetusega. Lisaks sõidavad ka vormel 2 ja vormel 3 sarjad, aga toon siis ainult vormel 1 sarja ajakava välja. Reedel, 3. juulil kell 14.30 Eesti aja järgi on üks ja ainus vabateening. 18.30 on kvalifikatsioon sprindisõidu jaoks. Laupäeval ehk 4. juulil kell 14.00 hakkab sprindisõit ja kell 18.00
on kvalifikatsioon. Pühapäeval, 5. juulil kell 17:00 hakkab Suurbritannia Grand Prix. Arvan, et on nüüd aeg sellele saatele ruudulist lippu lehvitada. Nagu ikka, suur aitäh saadet kuulamast ning kohtumiseni arvatavasti nädala pärast.